No nii, tere head Noorte Meedialabori jälgijad. Täna meil on siis meie valimisstuudio esimene debatt keskkonnateemadel ja külas on siis Yoko Alender, kes on Reformierakonnast, kes kandideerib Tartu linnas ja Johanna-Maria Tõu, kes kandideerib teises valimisringkonnas ehk Kesklinnast Ameerital. Meie peateema on keskkond ja ma alustaks sellest, et mis on üldse rohepööre kulud ja kas nad on mõistlikud ja mis see toob meile tulevikus. Ma ei tea, kes soovib algust teha? Ma võin alustada, kuna seda küsimust me kuuleme väga tihti ja mul tuleb alati selle peale see mõte, et mitte keegi ei küsi, et mis on need kulud, kui me seda ei tee. Ja tegelikult on ju välja arvutatud, et see kahju, mis juba täna on ka majanduslikult kliimamuutusest tingitult, on tohutu. Et kas või kui me meenutame hiljutisi üleujutusi Pakistanis, võtame lähemad näited, meie enda tormid, mis meil on olnud, võtame saarlased, kes olid ilma elektrita 5 päeva. Et loomulikult rohereform on selline suur, mõnes mõttes kogu majandusmudeli ümberkujundamine ja loomulikult sellega tuleb teha väga suuri investeeringuid, et siin on tehtud erinevaid hinnanguid, SEI, Säästva Eesti Instituut, Stockholmi Keskkonnainstituut tegi uuringu, eks ole, enne meil Eesti 2035 strateegia kehtestamist, et circa 17 miljardit võivad olla Eestile need kulud siis aastani 2050 ja see tundub praegu väga suur summa. Aga mina ütleks nii, et ma kipun arvama, et praegu on see valiku koht, või tähendab seda valikut tegelikult ei olegi, tuleb teha ja see läheb meile rohkem maksma, kui me seda ei tee. Kusjuures see 17 miljardit on suurusjärk meie riigieelarve. Ja, täpselt 1 aasta riigieelarve ja me räägime siin perioodist aastani 2050. Ja, nii et see on kindlasti mõistlik sellega edasi minna ja tuure veel juurde panna, sest see on otseselt ellujäämise küsimus. Nii et rohepööret kindlasti kartma ei pea. Ja ma isegi ütleksin, et siin ei ole valikut, et siin on pigem see otsustamise küsimus, kas me tahame, et meie lastel oleks kuskil elada mingisuguses maailmas või siis lihtsalt põletame kiiresti kõik ressursid ära ja siis vaatame, et mis siis edasi saab. No, mis siis tõesti edasi saab, sest on olemas mingisugused mõtted, et need kulud või lihtsalt lihtelaniku kulud tõusevad väga-väga kiiresti ja siis inimesed hakkavad valima mingisugused protestierakondi, mis ei ole siis rohesõbralikud. Et kuidas siis seda saab vältida, et need kulud ei oleks lihtelaniku suhtes väga kõrged? Selleks on ju mõeldud ka Euroopa Liidu tasandil, et õiglase üleminekufond näiteks, mis on mõeldud suunama just neid majandusvaldkondi rohelisemaks, mis täna meil liiga palju saastavad. Ja mida saab veel teha on, siin me lähme ilmselt Reformierakonnaga nüüd natukene raksu, et meie jaoks on majanduslikult õigustatud ka rohkem sekkuda ja kompenseerida. Samas see ei ole meie esimene valik, vaid just näiteks energeetikas oleks siis minna üle hajutatud tootmisele, ehk siis igaüks, kes tahab võrku hakata müüma, peaks seda saama teha. See tähendab seda, et inimesel on vähem energiakulusid ja tal on rohkem energia iseseisvust. Ta toodab ja ta saab ka seda müüa kusjuures. No ma arvan, et meil selles mõttes ei ole tegelikult erinevat nägemust, et mis energeetikat puudutab, siis kindlasti hajusam tootmine on ülioluline. Meil on ka praegu Riigikogus menetluses eelnõu, mis peaks kõrvaldama need nii-öelda fantoomliitumised, eks ole, ettevõtted on broneerinud mingi osa võrgust, tegelikult nad ei kasuta seda. Praegu nad võivad siis seda nii-öelda tasuta hoida, seda broneeringut ja tänu sellele siis väga paljud päikse elektritootjad ei saa siis just nimelt siis sinna turule, eks ole, müüa. Ja sellised asjad tuleb loomulikult kõrvaldada ja taastuvenergeetika puhul, mis on ülioluline, mis me oleme ka juba otsustanud, et aastaks 2030 Eesti peab suutma toota sama palju taastuvenergiat, kui ta ise tarbib. Ja see on tegelikult kõige odavam, kõige selgem, kõige esimene viis, kuidas tuua alla ka elektrihinnad. Aga ma tahtsin veel kommenteerida ka seda nii-öelda, millele sa viitasid, seda riski, et rohereformiga seonduv
on mõnes mõttes valitsemise mõttes tõesti väga suur väljakutse, et seda ma üldse ei eita. Ja ma arvan, et see risk, et ebavõrdsus sealt tulenevalt võib kasvada, on täiesti reaalne. Ja seetõttu on ikkagi see nagu professionaalne ja väga nagu laiapõhjaline demokraatia ülioluline, ka keskkonnademokraatia, eks ole. Et me võime rääkida ka keskkonnateadlikkusest, aga samas ma arvan, et just nimelt see arusaamine, et kuskil on, see põhiküsimus on ju selles, et meil on tegelikult ressursid otsakorral. Me oleme kasutanud ära nii palju ressursse, et meil oleks sisuliselt samamoodi jätkamiseks vaja 2 planeeti, eks ole. Seda meil ei ole. Kuidas me edasi läheme, eks ole. Et selles mõttes ikkagi sellise raiskava tarbimise ja saastava tarbimise maksustamise poolt on Reformierakond absoluutselt, sest see on üks viis, kuidas aidata seda ebavõrdsust ikkagi tasandada. Aga sa oled maininud keskkonnateadlikkust, et mis seisukorras see on, sest kui inimesed natuke kardavad ka, või isegi mitte natuke, sest kui need kulud tõusvad, võivad minna siis mingisuguste teiste parteide toetamisele. Mis on see praegu lihtsalt mingisuguse keskmise Eesti elaniku ja mis on noortel? No see on üks selline natuke trikiga teema, et tegelikult kui siin väärtusuuringud näitavad, et loodus on meid kõige enam rahvana siduv väärtus, et me kõik armastame loodust. Nüüd teine asi on, et kuivõrd me mõistame, mida meie igapäevane käitumine keskkonnale tegelikult teeb, eks ole. Et näiteks siin kõige viimane keskkonnateadlikkuse uuring näitab, et väga vähe mõistetakse näiteks, et liha söömine või muru niitmine võib olla kuidagi keskkonnale kahjulik. Et need on ikkagi veel üsna sellised baasasjad, aga ma arvan, et noorte hulgas on ikkagi see teadlikkus ikkagi nagu tõusuteel ja juba ma näen, et ikkagi see sama liha tarbimise, tegelikult olgem ausad, ületarbimise vähendamine, et mina ei ole ise, ma ei ole taimetoitlane, aga ma ikkagi mõtlen ka kas või see viimane kampaania, mis siin oli minu arust väga hea, eks ole, jah, et see tikutopsi täis, eks ole, päevas on see, mis on see päriselt tervislik kogus, et rohkem ei olegi vaja ja sa mõtled seda muidugi nädala kontekstis, eks. Et ma arvan, et ega see teadlikkusega ikkagi tuleb pidevalt tegeleda, tuleb lasteaiast peale tegeleda ja noored saavad oma vanavanematega muideks väga hästi rääkida, et ma arvan, et selline põlvkondade vaheline suhtlus sellel teemal on ülioluline. Ja ma täiesti saan sellega nõustuda, et põlvkondade vahelisel suhtlusel on oluline roll, sest me mõtestame loodust ju erinevalt, et kes elab linnas, näeb loodust teisiti kui see, kellel on metsa taga oma seenekoht ja seda enam paraku näiteks ei ole. Et mis liike me üldse tunneme, et võib-olla nooremad generatsioonid enam ei oska seintel näiteks vahet teha ja hoopis kardavad neid sellepärast, aga siis samal ajal nooremad generatsioonid oskavad linna pilti paremini vaadata, et seal oleks vähem asfalti ja rohkem jällegi sellist kohta, kus inimestel oleks tore olla ja aega veeta. Kahjuks ei ole teadlikkusest ka piisav, et on ka selliseid uuringuid tehtud, et kus on toodud välja, et jah, keskkond on küll inimestele väga oluline ja südamelähedane, aga sellest veelgi olulisem on igapäevane toimetulek. Ja siin oligi siis väga hea küsimus, aga mis me siis teeme, kui inimesed kardavad neid kõrgeid kulusid ja ebavõrdsust, mis võib tekkida ja mul on hea meel kuulda, et Reformierakond näeb, et seal on see risk olemas, et tõesti need haavatavad grupid saavad esimesena pihta, kui mingisugune kriis tuleb, ükskõik milline kriis. Ikka suuremad saavad paremini hakkama ja väiksemad siis mitte nii hästi. Kuhu ma sellega jõuda tahan, on see, et ma olen veendunud, et see viis, kuidas me oleme oma maailma vedanud siia olukorda, kus meil keskkond on üle kasutatud ja me ei oska oma keskkonnaga hästi ümber käia, et me peame seda julgema muuta ja õppima oma vigadest.
aga kas vot see, et me hakkame lastest peale midagi keskkonnateadlikkust tõstma, kas see ei ole mingisugune propaganda, kes keskkonnateadlikkus on mingisugune ideoloogia? No vaata, siis võib ju küsida just, see on väga hea küsimus, väga äge küsimus, hästi küsisid. Mul tuleb meelde alati see, kuidas meil Riigikogus keskkonnakomisjonis tihtipeale on ju Euroopa Liit on väga, ta võib olla aeglane, aga ta on väga järjepidev ja rohereform on üks suur prioriteet. Ja me väga palju arutleme ja vaatame neid dokumente ja võtame neid siis ka Eesti seadusandlusesse, eks ole, kujundame oma selle teekonna. Ja siis ükskord ma mäletan ühest sellisest, ma kutsun silmad pärani kinni erakond, küsiti, et aga kes selle ideoloogia autor ikkagi on? Ma tahaks küsida, et kas te näete ka näiteks matemaatika puhul, et 2 + 2 on 4, et kas te tahate seal ka ideoloogi, et tegemist on ju teemaga, mida teadlased on tegelikult, esimesed teadlased, kas see oli Svante Arrhenius vist 1815, kui ma nüüd ei eksi, Rootsi teadlane, kes tõi välja, et süsiniku kontsentratsiooni suurenemine, et sealt tekib, tema küll nägi seal positiivset, et ta arvas, et väga hea, et siin põhja pool läheb vist soemaks. Aga eks tol ajal lihtsalt ütleme, see industrialiseerimine ei olnud veel nii ulatuslik, et me läksime lihtsalt üle piiri, eks ole, selgelt. Ja ma arvan, et see on hästi ohtlik, mida siin üks erakond eriti siis teeb, et püütakse seda justkui esitadagi, kui et oi, et meie ei usu, eks ole, et vaata usu küsimustega võib tegeleda kirikus, eks ole, või oma koguduses ja see on väga hea, kui inimesed ka religiooniga tegelevad, aga teadus on ikkagi ja riigijuhtimine võiks selles mõttes olla ikkagi teadmiste põhine ja me lõpuks ometi kindlasti liiga hilja, aga lõpuks ometi mingil määral me ikkagi teadlasi juba kuulame, eks ole, ja kõik need otsused on ju teaduspõhised, aga see ei võta ära neid raskusi nende läbiviimisel, sest et inimesed on oma loomult tahaksid, et kõik jääks nii nagu on, eks ole, suur osa inimesi on psühholoogiliselt tahaksid sellist turvatunnet ja ma tahaks ka, et vanaema korter oleks elu lõpuni alles, et seal oli nii tore käia, aga ei ole, eks ole, et on muutused ja meie kõigi roll ka juhtidena on aidata neid rahulikult ja võimalikult võrdsete võimaluste nagu tuules nii-öelda läbi ikkagi viia. Ma rõhutaksin siin, et see rohepööre või see, et kuidas me üle läheme, ei ole ainult ühte tüüpi, et nagu ühe vitsaga löödud, et sellest sageli tehakse ka mingisuguseid õlgmehikesi, mida on lihtne ümber lükata. Näiteks, et ega siis elektriauto meid ei päästa, eks ju, aga seda ütlen ka mina, et tegelikult võiksime mõelda, et sellest sammu veel edasi, kuidas me saame oma linna ehitada nii, et me saame sealt autost üldse välja astuda ja niimoodi, et meil on kõik vajadused kaetud, meil on hea olla, lapsed on rõõmsad, nad saavad rahulikult minna, lapsevanemad ei pea 3 korda päevas taksojuhti mängima, on ju. Et seda ma tahaksin ka rõhutada või siis see, et nüüd nad tulevad ja võtavad meil kõik põllumaad ära ja võtame metsad maha ja siis me paneme sinna tuulikud ja paneme päiksepaneelid. Ei, kindlasti mitte. Mina rohelistes seda ei poolda, vaid just see, et me kasutame ja väärindame paremini neid pindasid, mis meil praegu lihtsalt seisavad. Et kui nad võiksid ju siis mingit kasu tuua, las nad siis toovad. Et siis metsa säilitamine on roheliste punane joon. No kindlasti see on meie number 1. Super, aga Yoko mainis siin, et juhtidena peab olema siis teadlik ja peab sellega tegelema, aga kui juhtideks niisugustes keskkonnaküsimustes lubada konservatiive, kas siis Isamaad või EKRE, kas nad teevad seda katki või mis võib juhtuda? No teate, me oleme juba kaotanud väga palju aega. Et ma ütleks selle peale, et ma ei taha kedagi halvustada, aga mulle tundub küll, et nemad ei ole valmis seda vastutust selle suure muutuse läbiviimise eest võtma, et ma ei soovitaks neid valida, aga loomulikult igaüks otsustab ise, aga kui ma tohin, minu meelest väga hea, et Johanna tõi siin välja selle linnakeskkonna teema, mis minu meelest ka noortele on alati väga huvitav ja ma olen ise erialalt arhitekt ja selle teemaga pikalt tegelenud ja ma arvan, et mis neid autosid puudutab, ma olen absoluutselt nõus, et ega elektriautod ei ole lahendus selles mõttes, et nad küll
sealt ei tule nagu tossu välja, eks ole, aga olgem ausad, nende autode tootmiseks on ikkagi vaja meeletut ressurssi, eks ole. Teiseks, autod ju seisavad, ütleme 94% ajast lihtsalt ja võtavad ära, eks ole, väärtuslikku ruumi. Et ma arvan, et see mõttemaailma muutus, mis peab ka toimuma mõnes mõttes, on selline mitte, et me enam ei pea omama nii väga, kuivõrd kasutama, et mina näeks, et tegelikult et seesama elektriauto võiks tulevikus olla ikkagi ühistranspordi osa, mida ta täna juba vaikselt hakkab tulema, eks ole, rendiautodega ja kõik need sõidujagamised, eks ole. Et ma arvan, et ei olegi vaja, vähemalt linnalises tihedas keskkonnas ei ole kindlasti vaja seda autot omada, see võtab ka perel, ütleme, viiendiku tihti isegi veerandi sissetulekutest, et inimesed tihti ei arvuta kokku kõiki neid hooldusi lisaks kütusele ja ma arvan, et neid ressursse on mõistlikum kasutada kuidagi tervislikumalt. Kas sa mainisid autosid, aga kui näiteks kehtestada automaksu, siis mis võib see juhtuda üldse? No, mis võib juhtuda automaksuga on see, et esiteks ta ilmselt ei ole kohe väga populaarne, kui keegi sellise asjaga välja tuleb. Aga ma arvan, et see on paratamatult vajalik. Ühel hetkel Eesti on üks üksikuid riike Euroopas üldse arenenud maades, kus me nii vähe maksustame nii kahjulikku asja. Aga mida peab kindlasti tähele panema on see, et kuna Eesti on nii suur riik, aga arvestades meie inimhulka, siis inimesed, kes elavad maal, kellel on palju lapsi näiteks ja kus töökohad on nagu laiali, siis paratamatult nad ei tohi saada tugevalt sellega pihta. Mis on maksu eesmärk, on see, et saada vähemaks neid sõite, mida ei ole vaja. Ja suurendada siis jala kõndimist ja jalgratast ja kõiki muid alternatiivne nagu sellist pisitransporti, ütleme. No vaata, seal tekibki see, et saada neid nii-öelda mõttetuid kilomeetreid vähemaks, et ma arvan, see tähendakski seda, et sel juhul peaks see automaks olema kuidagi nii-öelda läbisõidupõhine, eks ole, et kuidas sa muidu seda vahet teed, eks ole, et reeglina on ta ikkagi nii-öelda auto ostuga kaasnev või mingi kuine, eks ole, et maailmas on erinevaid viise, kuidas seda on lahendatud ja ka meil Arenguseire Keskus on erinevaid mudeleid nii-öelda proovinud ja ma olen väga nõus, et vaata Eestis on see häda, eks ole, et meil on lisaks linnalistele piirkondadele on meil ka hajaasustus, kus tõesti see transport, ühistransport on lihtsalt täna niivõrd ebamugav ja ei ole piisav. Et ma arvan, et siin on ka mingeid maakondi, eks ole, siin peale Keskerakonna tasuta ühistransporti, kus suured tühjad diiselbussid sõidavad siis, kui keegi ei taha ja sinna, kuhu keegi ei taha, eks ole, et tuleb ikkagi otsida innovatiivsemaid lahendusi, olgu selleks nõudetransport või mingisugused muud nii-öelda Saaremaal siin piloteeritakse hetkel, eks ole, selle sama nõudetranspordiga ja ma arvan küll, et võtame kas või see tegelikult see Eesti autopark, et ega keegi väga sellest ei räägi, et me räägime, et kõik hakkavad mingi hetk ostma elektriautosid, eks. Tegelikult on meil 70% autodest diiselautod ja sõidavad vähemalt 10 aastat veel, eks ole. Et kuidas ikkagi soosida, et siis on ka olemas see biodiisel, et ta on vähemalt nagu nii kaua, kuni need autod on ikkagi parem, et nad kasutavad, eks ole, taaskasutatud materjalist tehtud nii-öelda teise ringi, mitte ei pane sinna puhast naftat, eks ole, sinna autosse. Et tuleb nagu olla, ma arvan, realistlik nendes otsustes. Kas see tasuta ühistransport, kui halb see on ja kuidas saab seda teha paremaks? Kas võib üldse keelustada tasuta ühistransport? Ei keelustamise peale, ma arvan, kes see seda siin nüüd ikka keelustama hakkab. Vaata, nii on nende lollakate poliitiliste lubadustega, mida alguses suure hooga käiakse välja ja pärast tule nüüd ja ütle, et ei, enam ei saa, eks ole. Aga olles ka natuke teistsuguse kogemuse saanud hiljuti Tartust, eks ole, ilmselt Johanna teab ka väga hästi, et asi töötab Tartus ja mul on ka väga lihtne, ma muudkui piiksutan, eks ole, see 1.50, kui ma tahan bussi minna, aga bussid töötavad ja mul on tablood üleval, ma näen, millal tuleb järgmine buss, eks ole, et ma ka siis, kui ma ei tunne seda süsteemi veel nii nagu ütleme oma kodulinnas, ma saan ikkagi teda kasutada ja ta on mugav, eks ole. Et kahjuks ju, mida me nägime, et see tasuta mõju on väga lühiajaline ja tegelikult oli ka varem ju pensionäridel ja noortel
tasuta sõitmine, eks ole. Aga kes siis hakkasid sõitma rohkem ühistranspordiga? Need, kes jala käisid. Noh, selles ei ole ju point, eks ole. Et jala käimist me ei taha kuidagi vähendada, eks ole. Et ikka ma usun, et kvaliteedi tõstmine, innovatsioon, noh, meil on pealinnas mõned liinid on tsaari ajast pärit, eks ole, et noh, nendega tuleb tegeleda. Ja ma olen täiesti nõus, et see on umbes 60 miljonit aastas praegu, mis sinna meie matame oma väga kallist raha, et tegelikult võiks selle näiteks suunata hoopis teadusesse või kõrgharidusse, kus seda nagu tohutut vaja on, et siinkohal ma olen täitsa nõus, et see, kui tühjad bussid sõidavad edasi-tagasi, see ei ole hea ei rahaliselt ega ka keskkonnale. Nii et noh, me saame palju paremini. Palju paremini, aga siis kas peab siis selleks looma mingisugust uut ministri kohta selleks, et tegeleda? Sest ma tean, et... Hea küsimus. No ma arvan, et üldiselt, kui me räägime rohereformist, siis jah, meil on vaja vastutajad. Et meie oleme käinud oma Reformierakonna programmis välja sellise idee, et see tänane nii-öelda riigihaldusminister, keegi täpselt ei tea, millega ta tegeleb, eks ole, et haldusreform on justkui nagu vähemalt mingisse staadiumisse viidud ja kuna tegelikult rohereformi ju ellu peab viima koha peal, eks ole, seal, kus ollakse inimestele lähedal, kohalikes omavalitsustes ja tema ministriportfell on ka väga tihedalt seotud KOV-idega, et sellest riigihalduse ministrist me kujundaks rohereformi ministri, kes asuks siis esimese tööülesandena koostama koos partneritega kliimaseadust ja vastutaks siis ühtlasi ka selle elluviimise eest. Jah, ja ka rohelistel väga üllatuslik kombel ma ei olegi tutvunud veel selle osaga, nii et ma oleks nagu koos ühise nõuni jõudnud. Jah, ka meie näeme, et seesama minister on täna, ma ei ütleks kasutu, aga meil on vaja järgmisi asju teha. Meie näeme kliimaministri kohta, aga noh, sisu on ilmselt väga sarnane. Et me näeme, et selleks peab olema üks kindel vastutaja, kes siis vaatab kõik valdkonnad üle. Tuleb kliimaseadus on ja kõikidele valdkondadele tuleb siis täpne kava ja eesmärgid, mida peab hakkama täitma. Nüüd peaaegu kõik arenenud Euroopa riigid on selleni lõpuks jõudnud ja ma loodan, et meie ka. Ja ma tean veel, et on ka selliseid arvamusi, et tegelikult kliima ei vaja eraldi ministri kohta sellepärast, et see võiks olla kõikide valdkondade eesmärk iseeneses. Aga ma paraku ei usu, et nendel on seda pädevust ja võimekust ja piisavalt ambitsiooni. No seda probleemi, et kõik selle nimel töötaks, meie oleme mõelnud nii, et peaks sisse seadma siis, mis oli ka üks selle valitsuse juures tegutsenud siis rohepöörde ekspertkomisjoni ettepanek, et kõik eelarve otsused peaks siis läbi käima nii-öelda selle küsimuse või selle nii-öelda filtri, et kas nad viivad meid rohereformis nii-öelda edasi või pigem vastupidi, et tegelikult kõik eelarvelised otsused, mis sisuliselt ongi kõigi ministeeriumite töö, et ka need tuleb läbi vaadata, sest oluline on, et ka rahastus liiguks meie nii-öelda väärtustega ühes suunas. Just, ja kui meil on rahaline eelarve, siis meil tegelikult on ka süsiniku eelarve, et meil on teatud hulk süsinikku, mida me võime mingi perioodi jooksul õhku paisata ja kui see läheb sellest üle, siis me tegelikult oleme juba oma eesmärgist mööda läinud, nii et ka seda me peame hakkama arvutama, kui palju süsinikku me kus valdkonnas kulutame. No kas kui rääkides sellest, et me loome mingisugust uut ministrit, kas praegune Riigikogu koosseis üldse saab hakkama keskkonnaprobleemidega? No meil on praegu viimane lugemine veel kliimapoliitika põhialused, eks ole, nagu te võib-olla olete kuulnud, et see on selline kõige nii-öelda alusdokument, kus meil siis tegelikult praegu veel on vana eesmärk 80% heitmete vähendamine aastaks 2050 ja me oleme nüüd
ma ütleks, et vist juba 2 aastat, vahepeal on isegi valitsus vahetunud, kas jah, 1 korra siiski ainult. Ja püüame nüüd ikkagi selle veel vastu võtta selle uue versiooni, mis on siis kooskõlas ka varem kehtestatud Eesti 2035 strateegiaga, kus me selgelt ütleme välja, et kliimaneutraalsus on Eesti eesmärk, me oleme seda juba lubanud Euroopa Liidu tasandil, aga siiski ka kliimapoliitika põhialustus on natuke rohkem ka selliseid valdkondlikke ja ka mõningaid selliseid teemasid, mis on nüüd viimasel ajal eriti kerkinud, näiteks sellel talvel elektrivõrkude kliimakindlus, et see on tegelikult väga mitmes valdkonnades, sellised elutähtsad teenused, me näeme juba kliimamuutuse mõju nii tugevalt ka Eestis, et me peame astuma samme, et kohaneda. Aga ma loodan, me saame sellega hakkama, aga üldiselt valimised on ikkagi demokraatia pidupäev, et uusi tulijaid võib-olla ka ja mina loodan, et on nii kogenumaid ja tuleb ka uusi, et valija otsustab. Mina näen seda, et Riigikogus saaks paremini seda teha, et sellepärast ma olen ka rohelistes ja täna juhin seda erakonda Riigikokku, et ma näen, et veel on puudu, ma ütleks, et ambitsioonikusest, aga teotahtest ja julgusest päriselt neid otsuseid nüüd hakata ellu viima. Ja näiteks metsa teemal, et me näeme, et sotsid on väga julgelt hakanud ajama metsapoliitikat, mis väga mind rõõmustab, aga siis on jällegi mingisugused teised erakonnad, kes seisavad pigem tööstuse poolel ja mitte, et nüüd vastandada tööstusega, me peame olema käsi käes, me peame üksteist toetama nende eesmärkide täitmisel. Ja see tähendab seda, et me peame oma mudeleid hakkama ümber mõtlema, et kust see väärtus siis tuleb, kas ta tuleb lihtsalt sellest, et me odava toorainena oma kaitsealused metsad pelletina välja viime või kas meil on mingi muu variant, näiteks, et meil on mingisugused väiksemad tööstused, mis väärindavad seda koha peal ja loovad töökohti. Et ma ei näe sellist ambitsioonikust just selles vallas, et mõelda läbi ja pakkuda teistsuguseid 21. sajandi lahendusi, mitte mingisuguse 19. sajandi omi. Et sa mainisid, et sotsid tegelevad nüüd metsapoliitikaga natuke, aga praegune Riigikogu selle keskkonnakomisjoni esimees on Isamaast, et kas Isamaa üldse millegi seisab keskkonnateemadest? Jutus küll, aga mitte tegudes. Ma võib-olla natuke seda metsa asja siis värskemat infot Riigikogust, et metsanduse arengukava, mida on nüüd umbes 5-6 aastat siis koostatud ja on toimunud, on väga palju arutatud erinevates huvigruppides, on olnud esindatud nii tööstused kui looduskaitsjad, teadlased, ministeeriumid ja on tehtud palju uuringuid, on räägitud tööjõust, on räägitud lisandväärtusest ja ma arvan, et tegelikult see metsanduse arengukava versioon, mille nüüd keskkonnaminister valitsusse ja nüüd ka Riigikokku tõi, minu meelest on päris hea kompromiss. See oli huvitav esimesel lugemisel, Keskerakond sõimas meid, et me oleme tööstuse teerull ja EKRE sõimas, et me oleme padurohelised. Nii et see on keeruline küsimus, aga ma ise ütleks, et ikkagi kestlik metsamajandus on Eestis ilma ühegi küsimärgita peab olema. Me peame oma lastele jätma veel parema tervisega metsa, kui võib-olla meile jäi nõukaajast, eks ole, kus mõned asjad jäid ka tegemata, eks ole, mõned olid võib-olla head asjad, mõned võib-olla ei olnud nii head, eks ole. Võib-olla see on ka üks põhjus, miks täna meil on päris suur osakaal läheb, eks ole, mitte väga kõrge lisandväärtusega tööstusesse, aga ma loodan, et me saame selle arengukava vastu võetud. Ta ei ole ideaalne, aga ma ütleks, et ta on päris hea ja ta tegeleb ka just nimelt sellega, kuidas mets ise kliimamuutusega kohanema peab. Aga kas kogu see metsamuutus, et mis meil jäid pärast nõukaaega? No selles mõttes, et vaata nõukaajal oli väga palju sellist istutamist, eks ole, esiteks sõjas väga palju sai ju metsi hävis. Peale seda oli väga palju sellist hoogtöö korras istutamist, aga tegelikult ega keegi ei hooldanud neid metsi, eks ole.
et noh, paljud nendest metsadest, mida me ka näeme ja armastame, kus on pikkades ridades, eks ole, niisugused tikud hästi tihedalt püsti, mis ei ole saanud väga suureks kasvada, eks ole. Noh, seal on ikkagi nii-öelda metsanduslikus mõttes mõned asjad jäänud tegemata. Noh, teiselt poolt noh, oli raske periood, eks ole, 90-ndad, kus jällegi ei olnud see metsanduse kultuur, võib-olla üldse kogu selline ärikultuur oli veel selline väga toores, eks ole, ja noh, ütleme võib-olla nagu RMK poole pealt, noh, ma olen ise ka RMK nõukogus tõesti väga huvitav töö on olnud sealse nii-öelda selle mõtteviisist arusaamisega, ühiselt nende teemade läbirääkimine, uue arengukavaga tegelemine, et kuidas on ikkagi ka avalikkuse ootus RMK-le kui selline ikkagi kultuuriliste ja keskkonnahoiu eest seisja, Eesti metsa hoidja, eks ole. Et aga noh, põhimõtteliselt me peame minu meelest andma nagu teineteisele selles mõttes käe, et loomulikult töökohad peavad olema, innovatsioon peab olema, aga keskkond peab saama ka oma õige prioriteedi, eks ole. Nii, ma vaatasin kella, et juba tasab isi hakkab läbi saama, juba oleme päris pikalt rääkinud, et ma arvan, et võiks lõpetada sellega, et iga 11 ütleb ühe soovituse noortele. Nii, kes soovib alustada? Ma võin ära öelda, sa saad lõppsõna. Et mina ütleks nii, et proovige jätta mõni asi ostmata ja kas või koguda natuke rohkem raha ja osta natuke vastupidavam asi. Ja üks asi ka ära parandada. See võib anda päris palju head tunnet. See on väga hea soovitus, et osta kvaliteetsemaid asju, pikemaajalisi asju. Ja see võiks olla ka riigijuhtimisel, ma arvan, hea põhimõte. Mida ma noortele ütlen? Hästi palju öeldakse seda. Ma ise olen noor, ma olen 24 aastat vana, ma tulin poliitikasse sellepärast, et ma tundsin, et midagi on vaja ära muuta ja päris palju on olnud sellist, nagu Greta Thunberg ütles ja ma olin seal samas ruumis kohal, kui ta seda ütles selles kõnes. Väga palju on bla, 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 me tahame saavutada mingisuguseid eesmärke. Aga miskipärast elurikkuse ja keskkonnakriis on pidevalt halvenemas. Nii et hoiame survet ja nihutame neid piire, sest meil on kaalul ju terve tulevik ja terve maailm. Aga siis võime lõpetada. Suured tänud, et vaatasite ja oodake uut meie valimistuudiot.